Hei Rasmus, sa oled 2 kuud täis elanud. Mis on sind enim üllatanud? Ma arvan, et see, kui palju venelasi siin on peaaegu igal pool venekeelne tekst, reklaamid on vene keeles. Aga räägime toidust. Kui palju seal näiteks nädalas või kuus toidu peale raha kulub? Ma arvutasin, mul läheb siin umbes 160 €, kui ma söön iga päev sama asju, võrreldes Eestiga, kus mul läks umbes 300. Nii et siin on natuke odavam. Okei. Aga sa pead õppima, kuidas enda toiduvalikud muuta, kuna siin ei ole sama valik, mis Eestis on. Näiteks piimatooteid on siin palju vähem, siin inimesed lihtsalt ei tarbi piimatooteid vist. Okei, seda ma poleks küll oodanud, aga ma olen kuulnud, et majutus on seal päris odav. Milline on sinu kogemus? Majutus on suht odav küll ja siin on mõned Airbnb-d mingi 10-15 € päevas. Ma ise maksan praegu korteri eest umbes 450, aga see on 2-toaline, siin on 2 basseini, väike jõusaal, töötegemise tuba. Odavam kui Eestis kindlasti. Aga kuidas sul üldse vaba ajaga on? Näiteks jõusaal, kino või transport? No jõusaali kohta ma saan nii palju öelda, et siin väga suurt valikut ei ole. Mulle tundub, et kohalikud eriti ei harrasta jõusaali ja ma maksan mingi 50 € kuus suhteliselt kehva jõusaali eest. Kinos pole käinud, aga transport on suht odav. Boltiga saad näiteks 5 € eest mingi pooletunnise taksosõidu ja mopeedi laenutamine on ka odav. Ma maksan mingi umbes 110 € kuus. Aga kui ma näiteks mõtlen tulla reisile Aasiasse, siis mis oleks üks soovitus, mis sa mulle annaksid? Ma soovitaksin sul väga vähe asju pakkida kaasa, kuna sa saad alati siit osta endale riideid, kõike, mis sul vaja on. Siin on kõik palju odavam ja siin on nii palav, et sul ei lähe kunagi pikki pükse või pusasid vaja. Okei, aitäh sulle jagamast! Tšau! Tšau! Aga kas sina oled juba Aasias reisil käinud?